hommikust. Siin on Sinilinnu-tee vaimse tervise nõuandenurk iseenda heaks. Mina olen psühholoog, psühhoterapeut Kaidili Välb. Ja täna räägin sulle siis, mõne sõnaga tutvustan siis sulle sellist meetodit, kuidas õppida oma intuitsiooni kuulama või kuidas saada aru sellest, kas sinuga räägib siis sinu intuitsioon või sinu hirm. Kõigepealt, kui sa tahad seda endast testida või arendada, et siis vali endale välja üks küsimus või üks eesmärk, mille suunas sa liikuda tahad. Ja see on nagu see koht, kus sa saad küsida ka kas-küsimusi. Et vali see välja, kui sul läheb otsustamiseks rohkem aega, pane see video pausi peale ja otsusta ära, mis küsimust sa testid, vajaduse korral kirjuta see küsimus endale üles, et see sul meelest ära ei läheks. Ja kui sa oled seda teinud, siis istu sirge seljaga. Tunneta, kuidas su mõlemad jalatallad on täistallaga maas, kuidas su põlved on 90-kraadise nurga all. Ja sa sulged oma silmad ja hingad 3 korda aeglasemalt ja sügavamalt kui tavaliselt sisse ja välja. Sisse ja välja. Sisse ja välja. Sisse ja välja. Ja jäta oma silmad veel suletuks ja jätka hingamist samas rütmis. Nüüd hingad sisse ja välja hingates vii oma tähelepanu kõhupiirkonda. Tunneta kohta seal, kus on päikesepõimik nabast kõrgemal või pisut naba all. Tunneta, kumb nendest kohtadest su tähelepanu praegu tõmbab või hoiab. Minul on see koht naba all. Sinul võib see olla ka nabast kõrgemal ehk ülakõhu piirkonnas. Tunneta iseennast, sa ei pea tegema nii, nagu mina teen. Ja hoia oma tähelepanu sellel piirkonnal ja hinga sisse ja välja. Ja nüüd ütle endale oma see eesmärk, et ma otsustan teha nii. Ja hinga sisse ja välja. Nii, ja mis oli esimene aisting või tunne füüsiliselt, füüsiline tunne su kehas? Kas see oli mõnus soojus, kergus, selline helgus? Siis see sisetunde vastus oli jaa. Kui see oli pinge, sa tundsid, et kõht läks krampi, et mingisugune ebamugavus hakkas seest, hakkas keerama, siis su intuitsioon vastas sulle ei. Et võib-olla sa alguses vajad natukene rohkem selle treenimiseks aega, aga sa saad selle tundega testida, selle kõhutundega. Ja ma nimetan seda kõhutunneks, aga tegelikult see on see, et meie mõistus saab meie sisetunnet saboteerida ja häkkida ja leida nii-öelda neid igasuguseid trikstereid ja sabotööre seal, kes meid kõrvale juhivad, aga meie keha ei valeta. Ja kehatunde järgi sa saad tegelikult üsna hõlpsasti aru, kas tegu oli siis jaatava vastusega su sisetunde poolt või eitava vastusega. Ma olen sellel teemal teinud ka pisut pikema video pühapäevase mõtiskluse sarjas, et kui see sisetunde või intuitsiooni ja hirmu eristamine sulle huvi pakub, siis otsi see video üles. See ilmus kusagil juuni alguses, et vaata sealt lähemalt. Kohtume nädala pärast. Tšau!